Kas 60 minutiga on võimalik positiivseks inimest koolitada? Ühelt poolt on jumala selge, et ei ole võimalik ja niimoodi. Aga samas see vastab meie maailma mudelile, et kus kõike tehakse kiiresti, kiirrestoranid ja selline, et meil ei ole aega, me ei suuda tekste lugeda, me loeme lühikesi, tähendab sellised, see idee on, no ma ei tea, kas ta on hea, aga ta vastab meie maailma pildile, kus on siis kiiresti on vaja mingeid asju omandada. Mina küll tahaksin õppida positiivsust ja oma elurööbastele saada. Pole kahtlustki, aitäh, Miia. Ma olen kindel, et sul hakkab palju paremini minema. Kõige selline populaarsem treening, võib-olla milles või koolitusse võib-olla äkki teiega olete osalenud, on enesekehtestamine. Kuna mul on vaja ära panna kõigile niimoodi ja seda ma pean treenima ja siin psühholoogid teevad seda tööd ja on nagu selline populaarne, kuna inimesed arvavad, et elus edasi jõuda, mitte nii nagu Fred arvas, et tema pole materiaalset edu saavutanud ja ei tahagi. Eks ju, ega selliseid tüüpe palju ei ole. Me kõik mõtleme materiaalsest mõistetes, et palju sul midagi on, palju auto ja nii edasi. Mina olen. Olegi kusjuures. Ma täitsa sellise olekuga meest, et selliseid on ja muidugi väga hea, kui neid oleks rohkem, kes tunnistaks, ütled, et tema pole mitte selline ebaõnnestunud ja et ta pole selle mingi redeli teatud astmele jõudnud, aga see ongi, tal mingid erinevad teed võivad olla. See koolituste teema on väga aktuaalne ja muidugi, mis on veel tead siin, et nagu tänagi siin auditooriumis koolituste põhiline rõhk, ma olen 90% naised. Vanaema maksab mul selle siin kõik kinni ja tegelikult... Me hakkame tegelema optimismi kasvatamisega. See on oskus, mis aitab igas olukorras ellu jääda. Aitäh! Miia, me kõik täname sind nüüd väga. Koolituste selline mõte ongi ikkagi, et peas hakkaksid mingid muutused toimuma. Ja veel selle, kui tulla tagasi selle 60 minuti juurde, siis samas vaata see maailm on selline nagu täiendav, et on selline üks, kes on ka Facebookis mu sõber, üks Honore, niimoodi temad slow fix, aeglaselt kiirustades, mis on ka eesti keeles ilmunud raamat, et kui sa tahad mingit tõelisi muutusi, siis nagu ei tohiks ka selle positiivseks saamisega eriti kiirustada. Muidu võid sa segaseks minna, nagu see koolitaja vahepeal läks meil siin niimoodi tekkis ta kriis. Kui inimese sissetulek jääb teatavast piirist allapoole, siis tal nii-öelda, siis tema põhiaur, tema psüühiline põhiaur läheb selle peale ära, et ellu jääda, et süüa, peavarju, basic needs. Siin on tegemist üks Inglehart, Ameerika sotsioloog on uurib World Values Survey suur ülemaailmsed uurimused ja tema nagu kindlaks teinud, millised väärtused eri riikides prevaleerivad ja mis on üleval niimoodi ja alguses tõesti on lihtsalt materiaalselt niimoodi, et on vaja nagu ehitada üles ja seal on siis üks selline piir on nagu kuu sisse tulek on kusagil, kus asjad hakkavad muutuma, eks ju, kuni seal 1000-ni sinu, eks ju, kui sa said 500, saad 700, siis suline õnnetunne, subjektiiv rahulolu tõuseb, jah. Aga kui sa saad näiteks seal 1200 või said 1000, siis sellist õnnetunde kasvu ei toimu tegelikult. Ja siin toimuvad, mis ma arvan, Eesti ühiskond ongi sellise nagu joone peal. Nii, et suur hulk inimesi, eks võib öelda, vähemalt Tallinnas ja võib-olla siin ka, võib-olla teie oletegi selle piiri peal. Ja nüüd tuleb siis edasi teha. Ja nüüd siis see Inglehart ütleb, et nüüd hakkavad prevaleerima
millised väärtused, kui materiaalsed väärtused on oma töö ära teinud, meil on kõht täis, niimoodi riided on seljas, kortermaja on olemas ja mis edasi saab. Muide, Ameerikas näiteks on niimoodi, kui sa seal käid, siis sinu käest ei küsita, mis tööd sa teed. Eks ju meil, kui ma tahan tuttavaks saada, et mis tööd sa teed, aga seal küsitakse mida, mis on sinu hobi. Et kas sa käid näiteks siin teatris. Võt see räägib sinust rohkem kui see 1000 euri, mis sa saad. See räägib sinu mingitest vaimsetest huvidest, mingitest kalduvustest, mis sul on. Eneseväljendus, ma arvan, eriti noortel, no aga ka mõnedel vanadel, näiteks mõned on märgad, mul on kõrvarõngas, sellel ei ole absoluutselt mingit tähendus seksuaalselt, see on niisama. Inimesed hakkavadki paljusid asju tegema niisama. Et tal ei ole mingit ekstra mõtet, et ei tasu nagu uurida, mis on selle tagamaade ja nii edasi. Lihtsalt paljusid asju tehakse niisama. Võt see inimene teatud tasemel, ta hakkabki selliseid asju välja mõtlema. Või näiteks mul see eneseväljendusega on seotud reisim, näiteks maja ja sihukest asju mul üldse ei ole, kuna ma arvan, et see pole minu teed, kuigi minu õed, kes mõtlevad, et mina olen nendes nagu rikkama vastupidine, nendel on kõik majad, mul ei ole midagi tead, aga ma nagu ei vaja seda ka tead. Et inimeses on nagu 2 pool, üks on ratsionaalne pool, mõistlik pool, niimoodi, see materiaalne on vaja ikkagi kuidagi eluga toime tulla ja teine on irratsionaalne pool. See õnnetunne ongi siuke nagu peas, et see reaalsus võib olla väga mage ja kehv. Ja siis peadki nagu arutama, eks ju, nagu öeldi, eks ju, et sul mingid ootusi ei ole, tead, aga nad juhtuvad mingid asjad ja sealt tekibki õnnetunne, tead. Et selline nagu tühja koha peal, tead, niimoodi, sa mõtled niimoodi ja... Et sa pead olema põhimõtteliselt, et kui sa teed positiivselt, nüüd me jõudsime väga tähtsa pointini. Tegelikult sa rääkisid praegu ühe asja välja. See, mida sa teed koolitusel, sa paned inimestest, sa ei õpeta neid mitte olema positiivne, vaid et sa õpetad neid, et sa oled valmis vastu võtma, kui midagi positiivselt tuleb. Sest kui inimene mõtleb negatiivselt, on piisavalt keegi kiidab mind. Siis ma sain loterii võiduga. Jätke järele. See on, keegi tahab mulle ära teha. Ja, väga, et sa peadki seda positiivsust, seda ei saa nagu määrida, et ma määrin sulle positiivsust peale, niimoodi ei ole võimalik niimoodi, aga mõned inimesed lihtsalt haaravad, täpselt me ei tea, kes haarab, aga mõned on sellised avatumad, eks mis me nõuame on avatumad ja nad võtavadki need ideed üle ja selline, see on natuke müstiline, selline nagu ebamõistlik, et see ei lähtu konkreetsest elust. Sa peaksid tulema siis meile Põlvasse sellest rääkima sellele korteriühistule, sellepärast et see korteriühistu esinaine, pensionär, andis linnavalitsuse kohtusse ka selle eest, et ta lastele linnaväljaku sinna või selle mänguväljaku ehitas. See ei olnud ilus. Nii et ühesõnaga positiivsust on väga vähe. See inimesed, need, kes sellised nagu seal ühistu, et nagu nad ise kaevavad endale auku, mulle tundub, teevad oma elu. Igav on inimestel lihtsalt. See on probleem, meil on nii kuramuse igav. Ma näen iga päev korteriühistuid. Ehitusfirmaga käime ja meil on välja kujunenud korteriühistu peale tüüp inimesed. Alati on üks hästi ilus naisterahvas, keda kõik töölised vahivad. Siis on üks loll vanamees, kes käib lõugapsu peale. Siis on vanamees, kes pole mitte iialgi, ma ei tea, tundub, et kuude või aastate viisi kellega rääkida saanud. Ja see on tüüp korteriühistu. Nagu näide. Ei, no see ongi selline näide kogu aeg. Ja siis, kui sa hakkad ära minema, siis see loll vanamees, kes võib-olla iga hommik karjult tuleb, toob sulle koogi ütleb tulipoisid. Ja sa ei saagi nagu aru, et see on õige vana. See karjumine on üks positiivse allikaid tolles kontekstis tegelikult. Ma suudan! Ja ta kehtestas. Hakkama saada!
eelmine kord pööras sõprade leidmisele rohkem tähelepanu. Ma ei tea, minus ei ole midagi erilist. Mingeid erilisi omadusi ei ole. Raha ka eriti ei ole. Minus ei ole mitte midagi niisugust. See mees ei saa kunagi presidendist räägima. Võib tark olla, tead, aga ei lähe isiksuse. Ei taha, kui ta tahaks, ta oleks hoopis loll olnud. Meeldib tarbida heledat õlut. Materiaalset edu saavutanud ei ole. Ei kavatse ka. Mida veel? Võt see ongi see enese kehtestamine. Sealt see tulebki. Ma panen paika, ma mõtlen, mida mina päriselt tahan. Mina ei mõtle, mis rahvas arvab minu ühes või teises. Niimoodi, seda on vaja, naada. Ja kõik on vaja. Niimoodi teeme ära. Ja meie poliitikas näiteks reformis igalt poolt võib leida, et on vaja. Eelarve peab tasakaalus olema. Kõik. On vaja. Mingi põhjusel tähendab, on mingid jäikad printsiibid on päev pandud. Need tunduvad julmad olema, aga lõpuks rahvas tänab. Et eelarve oli. No kui ellu jääb. Ja kui ellu jääb, need, kes ellu jäävad, need on siis rahul. Tähendab sellised, vaadake, mida psühholoog õpetab, et kõik need asjad on nagu vastuolulised. Isegi need negatiivsetel asjadel, omadustel võib olla positiivne külg. Et tõepoolest, mida ka siin lavastus räägiti, et see negatiivne võib pöörduda positiivseks. Positiivsuse juures on see teine külg, mida tahetakse unustada. Alati on olemas helge pool. Me peame seda lihtsalt märkama ja mina usun, et sind ootab ees suurepärane tulevik ja teised kallid armsad sõbrad. Ma olen kindel, et te saite siit koolituselt midagi kasulikku. Et kui me täheme, et siin on mingi jant või midagi imelikku on, et see ei ole kasulik. See ei vasta tõele. Naljadest on tihtilugu rohkem kasu kui mingist väga tõsisest asjast. Et muidugi Eesti inimese loomusele vastab tõsine asi. Kas te olete näinud sellist teatrietendust, kus teemaks on koolitused? Ahaa. Mis etendus see oli? Rakvere teatril ei olnud midagi, ta ei olnud mitte kõik meestest, aga kus jah pilati neid koolitusi igasugused. Et seda on ikkagi tehtud Eestis, me arvasime, et me oleme väiksed päästused. Et on tehtud, jah. Et koolituse, kindlasti mingid elementi on võetud, aga siin oli, eks ju, vaadake, algusest lõpuni oli selline koolitus, tuleb koolitaja. See oligi päris koolitus. Ei. Ma arvasin küll, et 60 minutit, täna, kas teine tunna koju minna? No ja kuidas tundus? Jaa, sai ikka luua teie naelda. Et meie elame sellises ühiskonnas, kus toimub elukestev õppimine. Tähendab, kui enne oli selline ettekujutus, ma lõpetan, ma ei tea, kooli ära, ma ei tea, põhikooli, keskkooli või ülikooli, et siis ma olengi nagu valmis, ma olen tark. Praegu ma arvan, nii ei mõtle ükski inimene. Ma ei tea, võib-olla mõni üksik mõtleb, et ta on pärast ülikooli juba küps. Kallid armsad sõbrad, ma olen kindel, et te saite siit koolituselt midagi kasulikku. No jah. Mina tulin siia ilma eriliste ootusteta, aga nüüd ma lähen küll väga suurte lootustega siit minema. Millised on need lootused?